millega ma saan järjekordne eksperiment. Seekord oleme tulnud Ateenasse mõtleva inimkonna ühte hälli tegema midagi mõtlematut. Ehk siis plaan on joosta Ateenast Spartasse Spartatloni nimelisel ultrajooksul 246 kilomeetrit. Siin Akropoolise jalamilt antakse start kell 7 ja kõige kiiremini on üks hull kreeklane Yannis Kouros jõudnud sinna vist umbes 20 tundi ja natuke peale, mis on imekspandav, aga nii ta tegi. Ja teised sellised lihtsurelikumad, aga ka väga võimekad saavad natukene alla 24 tunni aja. Parim eestlane on olnud seni Peeter Vennikas 2004 aastal ja tema aeg oli 28 tundi 44 minutit. Et see rada, räägitakse, et ta on raske, samas ta kulgeb päris ikkagi enamuses mööda asfalti või vähemalt kõva teed. On mõned sellised suuremad mäed, aga põhiline probleem vist pidi olema kuumus. Praegu temperatuur on võib-olla mingisugune 15-16 kraadi siin, et täiesti talutav kell 6:30 või 6:30. Aga päeval ta on tõusnud siin 30 kanti, aga meile annab lootust, et on mingi väike pilvevine ja ka tuulekene, nii et see võib-olla kõige hullem ei ole ja tuleb kasuks. Varustuse osas ma otsustasin kasutada joogi seljakotti, kuigi siin on iga 2-3-4 kilomeetri tagant punktid, kokku 75 punkti, kuhu sa saad saata ennem üritust siis eelmisel päeval oma kotikesed, kuhu sa paned mingit sööki või riideid, siis ma ikkagi eelistan, et mul oleks jook ja sellised kriitilised abivahendid nagu teip ja vaseliini moodi asi, et need oleks kogu aeg käepärast ja vöökotiga joosta on minu arust ebamugav. Ja jook tegelikult kaasas on ka väga oluline, aitab säästa aega nendes punktides, kui sa iga 2 kilomeetri tagant seal seisatad, et jooki võtta, siis kokku see teeb tund aega. Nii et seekord iga tunni tagant vast ei viitsi rääkida, et saab akuga tühjaks, et kuna see on pikem üritus, siis teeks otselülituse ja väikese asjadest ülevaate iga maratoni järgselt umbes. Nii et varsti hakkab pihta. Tunne on, et vast võib joosta küll. Alustan umbes jällegi mingi 10-11 kilomeetrit tunnis. Nii et maratone võiks umbes 4 tunniga katta. Siis oleks või natukene 4 pluss. Siis peaks jätkuma võimu ka hilisemaks. Nüüd me oleme peaaegu tund aega jooksnud 10 kilomeetrit ja peale on läbitud ja olen siin toredate Läti kaaslastega ja ees jookseb 24 tunni jooksu naiste maailmameister mingist ajast. Ta on jooksnud 250 kilomeetrit 24 tunniga, et tema järel tasub hoida. Aga jooks käib siin mööda maantee. Esimene tõus on läbi. Tervitus! Natuke rohkem kui 1 maraton on joostud. Ja umbes 3 tundi, 3 tundi otsa.
asja oli üks suur joogimpunkt. Palju inimesi, lapsi, toetajaid. Jooksen siin sellises seltskonnas natukene hajuma hakanud, vahepeal oli tihedam. Siin on 24 tunni jooksu naiste maailmameister, paari aasta tagune Poolatar, 250 kilomeetrit jooksnud 24 tunniga, et temalt on palju õppida. Ja noh, üks treenitus ei ole mul väga hea asfaldil jooksmise osas, aga vast saan hakkama. Mõtleme, et pigem õpin seda efektiivsust siin. Võime tulema endaga. Üks hiljem on muidugi rohkem. Lapsed tervitavad siin. Nii ta käib. Lõbus vahepeal. Nii. Kes näitab kell, et 2 maratoni on nüüd tehtud ja eks tuleb tunnistada, et esimene maraton läks ikkagi treenituse peale liiga kiirelt. Et tegelikult siin midagi rasket selle trassi mõttes praegu ei ole olnud, aga teine maraton siin 60-70 kilomeetri kandis oli ikka selline haamer ja pidin mõistusele tulema ja tempo alla laskma, et ikka lõpuni jõuda ja et ei peaks väga piinlema. Nüüd siin oleme Korintuse kanalist üle juba ja jookseme mingisuguse riivisalude vahel. Üldiselt midagi ilusat siin ei ole. Natukene umbes 10 kilti oli vahepeal seal mere ääres ilusaid vaateid ka. Aga noh, palju on prügi ja selline, ei tea. Aga noh, ikka kulgeme, praegu on ju aegu palju mul ja loodan ikka lõpuni jõuda. Tervitus. Jooksen siin Kreekas. Natuke üle 3 maratoni on Spartatonil läbitud ehk üle poole maa. Noh, natukene enesetunne on nüüd õhtu tulles paranenud ja olen sellel teisel ja 3. maratoni suhtes rahulikult võtnud, et keskmine kiirus on nüüd langenud, kuigi püsib veel läbivalt ikkagi alla 6 minuti. Ka nii juhtub ja tegin paar sellist istumispausi, et vahetada püksid ära ja laadija kotist, mis mul oli sinna saadetud ja laadida kella. Meil need aitasid, tunne läks nagu paremaks ja lõin ka natukene dehüdreeritud see müslit, mis andis nagu hea laksu. Ja nii ta on. Nüüd järgneb selline tõusudega osa. Kuigi need tõusud on siiamaani olnud päris laugad, midagi hullu ei ole. Rajaprofiil näitab neid palju hullemana, kui nad tegelikult on. Nii et anname minna. Nii, 4 maratoni ja taas aeg ühe juttu vesta. Et palju on joostud juba päris, aga seis on täiesti okei ja muidugi lootust andev, et
Peeter Vennikase rekord, Eesti rekordini on veel mul mis siin on siis 10 tundi ja 40 minutit võimalik minna ja minna on umbes 75 kilomeetrit. Peaks olema tehtav, kui nüüd midagi päris hullusti ei lähe. Sellele maratonile jäi siis mis ei olnudki kõige hullem. Ja sain ilusti üles, ma arvan, et jalgadele mõjus pigem hästi, et sai vähe teisi lihaseid kasutada ja praegu on jalad talutavas seisus, saab joosta. Ülesmäge ma ei viitsi pingutada, joosta. Nii et naudin seda, et on väike ajavaru. Aga noh, kerge see muidugi ei ole. Mis siit kellalt paistab? Paistab, et olen rajal olnud 23 tundi ja 10 minutit ja läbinud olen 208 või midagi sellist, 209 kilomeetrit. Noh, see on ju päris hea. Nüüd on väike tõusuke siin. Lõpuni on tegelikult jäänud ju kõigest 37,8 kilomeetrit. Ehk siis 5 maratoni on tehtud ja 1 maraton on veel, aga ilma selle raske osata. Et see peaks väga mõnusalt kergelt minema. Siin ju viimasel maratonil on olnud põhiline ülesanne sellist energiataset hoida, et süüa ja mitte siis sattuda iiveldusse. Et peab olema ettevaatlik, et ma väldin näiteks gaasiga jooke igal juhul. Noh, võitleme edasi, et aega eesmärkide täitmiseks on parasjagu. Hallo. Nii. Natukene veel. Päris reaalne on saada hea aeg. Ik ben aan het erop, ik zag. Έχουμε έναν ευταθλητή από την Εστονία, Silver Ensar. Silver Ensar from Estonia. First time in Sparta, so first finish. Είναι ο πρώτος του τερματισμός στο Σπάρτα αυτό. Παρακαλείται ο κύριος Silver Ensar. Παρακαλείται ο κύριος Κώστας Σταματάκος, πρωταθλητής των 200 μέτρων, να κάνει την απονομή.
Silver Ensa, Estonia. Κάτσε, σιγά σιγά, έτσι. Έτσι να πεις. Ναι, έχεις τους κάδες, θέλει. Θα βοηθήσω εγώ το κορίτσι. Δώστε μου το να βγάλω εγώ αυτό το... see on küll uhke. Vill. Jalad pestakse kõigil ära, saan aru. Ma ei tea, kust see vill tuli. Eks see hakkab nats valutama. Aga mingit jalgade lahtivõtmist ma küll ei viitsinud teha. Täisteenindus. Δημήτρης Κιστάλης, Βασίλης Καυκόπουλος, εσύ δεν σε βαρνού. Και ο φίλος μου ο Χαρβαράκης, άντε, εντάξει. Γεια σου, Γιώργο.